Tere, mina olen Mirja-Mari Vähi. Ja mina olen Mirtel Liinemets. Me oleme Tõrva gümnaasiumist ja anname ülevaate Mulgi noortepäevast ning jagame noorte ettepanekuid, kuidas mulgikultuuri populariseerida. Eelmisel aastal toimus novembrikuus Mulgi valla noortekeskuses mulgikultuuri tutvustav päev. Noortekeskuses toimus töötoet, kus sai tutvuda mulgikultuuri, keele ja toiduga. Keskuses sai ka ise meisterdada, süüa või valmistada mulgitoitu, kuulda ja proovida rääkida mulgi keeles ja tutvuda mulgi muusikaga. Tõrva noortekeskuses käisid tegevusi läbi viimas Alli Laande ja Andres Taul. Alli Laande oli noorte saabumiseks ette valmistanud maitsva mulgipudru ning tema juhendamisel valmistati maitsvaid mulgikamapalle. Kui kõhud olid täis söödud, siis tutvustas Andres Taul noorte torupillimängu ja rääkis juurde torupilli ajaloost. Edasi hakati meisterdama roopille. Roopillide tegemine oli noorte seas väga populaarne. Kui töötuba läbi hakkas saama ja roopillide mäng noortekeskuse ruumides kõlas, tulid kohale ka teised noortekeskuses viibivad noored, kes ka endale pilli tahtsid meisterdada. Karpsi nuias toimus tegevused 2 päeval. Esimesel päeval linatöötuba, mille viis läbi Lii Laanmets ja mille valmistamine toimus linaleenude valmistamine, mängiti ringmänge, küsiti mõistatusi ja lauldi. Teisel päeval valmistati mulgikeelsete sõnumitega võtmehoidjaid, mille juhendaja oli Liina Ambos. Mõlemal päeval tutvustati lõõtsamängu ja pakuti Lilli külaseltsi küpsetatud mulgipannnkooke. Abja noortekeskuses valmistati mulgipäeva raames võtmehoidjaid ja mulgipoelu. Töötoa juhendajaks oli Marvi-Liina Riid. Samal ajal tutvustas ta noortele mulgikultuuri ja erinevaid kombeid seoses mulgiriietega. Lilli külaselts pakkus noortele minipannnkooke ning mängiti akordoni. Ka üks noor sai akordoni kätte võtta ja paar lugu mängida. Tarvastus viidi läbi maastikumängud, mille raames tuli üles leida punktid, mis oli seotud mulgikultuuriga. Mäng sisaldas mulgikeelseid küsimusi ja fotoküsimusi. Peale mängu valmistati mulgikorpe. Juhendajaks oli mulgi kõige noorem korbimeister Rasmus Põder. Lisaks sellele, et tutvustati noortele mulgikultuuri, oli teine mõte, et koguda noortelt infot, mida nemad teavad mulgikultuurist ja kuidas nende arvates mulgikeelt ja kultuuri populariseerida. Noortel tekkis väga põnevaid ettepanekuid ja need me panime kõik ilusti kirja. Pakuti, et kõige paremaks viisiks on selliste töötubade läbiviimine, kus saab ise midagi oma kätega valmistada. Loengud mulgiteemadel ei ole noorte jaoks atraktiivsed, pigem läbi põnevate tegevuste. Töötoad võiksid toimuda koolitundide raames, võimaldades noortel tegevustest osa võtta koos klassikaaslastega. Sooviti ka siduda mulgikultuuri õppimist koolitöösse. Käsitöötunnis tikkida mulgimustreid, kehalise tunnis mängida mulgimänge või tantsida mulgitantse ja muusikatunnis laulda mulgilaule. Kuna rahvariided ei ole noorte seas populaarsed, võiks mulgimustreid panna tänapäevastele riietele, oversized pusad, T-särgid või dressid. Samuti võiks noortekeskuste ja koolide seintele maalida mulgimustreid. Samuti üritustel esinejad võiksid laulda mulgikeeles, TikTok sõnumite edastamine visuaalselt ja muusikaliselt. Mulgivalla koolide õpilasesindused ja noortekeskused võiksid teha koostööd, näiteks mulgiteemaliste laagrite või ürituste korraldamine, ühised väljasõidud või muud sellist. Pakuti alustada mulgiteemaline huviring, kus põnevad tegevused on seotud mulgikultuuriga, mulgimängud, lauamängud või laulud. Korraldada võiks noortele mõeldud festivalid, näiteks mulgiviikend, mis oleks mulgipärase twistiga, kus üles astuksid tuntud popmuusika esindajad, uuendada ka mulgipidi,
Lisaks rahvatantsule ja laulule lisada rohkem show'd ja noori kõnetavaid artiste. Mulgitoidu tutvustamiseks võiksime kaaluda vanakakohviku kaasamist, et pakkuda müügiks mulgitoitu. Näiteks avastasid tõrvatööde puhul, et kamapallid sobivad suurepäraselt menüüsse. Noored õpivad vanematelt, vanavanematelt ja õpetajatelt. Seetõttu tuleb olla noortele eeskujuks. Kui kodus valmistatakse mulgitoite ja räägitakse mulgikeeles ja mulgikultuurist, siis liigub see teadmine ka järgmistele põlvedele. See oli meie poolt kõik. Aitäh!